Tere hommikust sulle! Me oleme jõudnud oma teemaga ajakasutuse ja aja planeerimise juurde. Oluline on vaadata üle, kuhu sa panustad oma aega ja kui palju sul kulub aega näiteks sotsiaalmeedia peale, teleka vaatamise peale, et mis on need kohad, kus sa saaksid oma ajakasutuse üle vaadata. Et üks asi on see, et me oleme lihtsalt pidevalt hõivatud, meil on kiire, aga hoopis teine asi see, et kui palju me tegelikult seda aega nii-öelda produktiivselt ära kasutame. Ehk siis, et kiire ja hõivatud olemine ei võrdu tegelikult sellega, et sa ka päriselt midagi tehtud saad. Oma varasema ajakasutuse pealt ma võin öelda, et mul oli graafik täis igasugu kokkusaamisi, kohtumisi. Pidevalt olin hõivatud mingisuguste koolitustega, kursustega, webinaride vaatamisega, raamatu lugemisega, ma ei tea, internetist informatsiooni, inspiratsiooni ammutamisega. Ja siis ühel hetkel ma tegelikult tabasin ära selle, et see, et mu ajagraafik pidevalt täidetud on ja ma justkui midagi teen, ei tähenda tegelikult seda, et ma liigun päriselt oma soovide, eesmärkide või unistuste suunas. Et need tegevused tihtipeale lõppkokkuvõttes ei andnud seda soovitud tulemust, et pigem ma lihtsalt külvasin ennast infoga üle, aga mul ei olnud nagu sellist plaanipärast tegutsemist või väga raske oli ühtlasi hoida ka sellist fookust, et see oli väga laialivalguv, et ma tahtsin teha kõike korraga ja võimalikult palju ja lõpuks jooksis see minu enda jaoks ka kokku, et ma ei saanudki nagu aru, et mis see siis nagu lõpuks see kõige olulisem on, et siit võib olla üks mõte kaasa ka, et see üks asi, et proovi keskenduda korraga pigem ühele asjale ja tee seda hästi. Aga ennekõike jah, et see sõnum, et vaata, kuhu su aeg läheb. Et jälgi nüüd täna ja ka järgnevatel päevadel oma ajakasutust. Ma panen siia gruppi ülesse ka, et aja planeerimise jälgimise lehed, et saad seda kasutada. Et just teinekord me võib-olla ei teadvustagi, et kui läheme korra näiteks sotsiaalmeediasse, Facebooki, Instagrami, loeme seal internetis mingeid uudiseid, et see hoomab meid nii endasse või tõmbab nii endasse, et me tegelikult tihtipeale ei saagi aru, kui on juba läinud pool tundi, tund, võib-olla teinekord oleme juba mitu tundi seal scrollinud. Ja tegelikult kas see meile ka nagu päriselt midagi andnud on, et see on nii-öelda nagu ajatäide, aga kas see nagu suuremas plaanis aitab sind edasi selles, mida sa soovid, kui sul näiteks on mingid eesmärgid või mingi visioon või unistus, mida sa soovid täita, kas see aitab sind sellele lähemale või kas see üldse tekitab sinust tegelikult head tunnet, et võib-olla sa võiksid selle asemel hoopis oma elukaaslase, oma perega rohkem suhelda, neile tähelepanu anda, ma ei tea, võtta rohkem aega iseendale, lugeda raamatut, minna trenni, käia väljas jalutamas, et mis iganes sa saaksid tegelikult seda aega nagu produktiivsemalt iseenda jaoks ära kasutada. Et sinna, kuhu sa panustad
oma aega ja kus on su fookus, sinna läheb ka su energia. Ehk siis sa võid ka teistpidi vaadata, et aeg võrdub energia, et sinna, kuhu sa paned oma aja, et seal on ka su energiat. Võib-olla sa tegelikult tahaksid seda energiat hoopis kuhugi mujale suunata, et võib-olla sa tahaksid hakata üldse oma tervisele rohkem tähelepanu pöörama, ongi võib-olla rohkem trennis käia, rohkem toitumisega tegelema. Et jah, et jälgi seda, et hõivatud olemine ei tähenda sugugi mitte ka produktiivsust. Et jällegi võid grupis julgelt jagada oma tähelepanekuid nii oma ajakasutuse osas, et kuidas on praegu, mida sa avastasid, kui palju sa näiteks sotsiaalmeedias aega veedad, kui palju sa telekat vaatad, kui palju sul mingeid asju seetõttu on tegemata jäänud, mida sa tegelikult oled teha tahtnud. Et ma olen ise mõelnud ka seda, et vahel me nagu põgeneme selle reaalsuse eest, kus me tegelikult oleme, ja enda puhul mul mingi hetk jäi silma ka see ja tabasin ära, et kui mul tegelikult oligi vaja teha ära mingid konkreetsed asjad, siis ma nagu ise leiutasin sinna mingeid takistusi või et ise nagu sabotöörisin ennast, et nüüd mul tuli see asi vahele või et nüüd ma vaatan korraks seda või teen seda või et ma nagu tabasin ära selle, et ma hakkasin kuidagi nagu näiliselt otsima hoopis mingeid muid tegevusi selle asemel, et nagu panna fookus sinna, mis tegelikult on vaja ära teha. Aga siinkohal aitaski mind see, et stopp, et võta nüüd hetk ja mõtle nüüd rahulikult, et miks sa praegu neid muid asju tegema hakkad, kui sul on nagu vaja see üks konkreetne asi ära teha. Et ühesõnaga vaata üle, kuhu sina oma aega panustad, kuhu su energia läheb ja kuhu sa seda tegelikult suunata tahaksid, võiksid ja saaksid ja edaspidi suunad.